Täna teemaks on soengumood. Lähen kohtun juuksur Pauliinega ning räägimegi täna soengumoe teemal. Tere Pauliina! Tere Riin! Räägi mulle, kuidas selle soengumoega siis on, et kas soengumood muutub sama kiirelt nagu rõivamood? Absoluutselt. Soengumood käib riidemoega ju käsi käes. Et kui on kaunis rõivas seljas, siis soeng saab ka ju pähe tehtud, et selles mõttes jah, need on väga tugevalt omavahel seotud. Kes ütleb, millised soengud on moes, millised lõikused, millised värvid on moes? Brändid, juhtivad juuksurid, stilistid, eks ole, annavad selle algidee ja pidevalt ikkagi mood on liikumises, samas sellises ka spiraalses niisuguses korduses, aga väikeste sükeste nüanssidega. Mida naised kõige rohkem praegu soovivad? Mis on praegu sellised kõige trendikamad asjad? Kui nüüd rääkida juukse moest, juuste värvidest, et tegelikult eelmine season, eelmine aeg olid kõik pastellvärvid, sellised roosaka varjundiga ja isegi ka sellised julgemad lahendused, näiteks sellised rainbow selline hair, erinevad töötlused, aga samas on nüüd see hooaeg, mis on nagu sellele juurde tulnud, on ka selline, on ka soojad toonid, et selline loomulikkus, et näiteks ja ei saa rääkimata jätta nüüd kõige trendikamast siis soengu, naiste puhul siis soengu juuksetöötlusest, mis on siis balayage, et sellised sujuvad üleminekud ja lained ja ikkagi värvigamma mõttes on sellised külmemad toonid, liivakarvatoonid, et põhimõtteliselt tegelikult kõik selline efektne ja just tehniliselt ja visuaalselt hästi selline kaunis ühtesulav sellised juuksuritele võib-olla väljakutset esitavad nii-öelda töötlused, kui mina juuksur pean teostama selle töö kliendi peal, aga samas see on kõik hästi põnev, et jah, et balayage, ombre ja sombre on siis need kolm sellist levinud sellist erinevad siis stiilid, erinevad tehnikad, aga väikeste erinevustega, et sombre on siis selline hästi õrna üleminekuga, et juur on natuke tumedam ja ots on veits nagu selline päiksepleekind heledam. Ombre on siis nii, et juur siit põhjast on natuke tumedam ja läheb kenasti otsast heledamaks. Aga see üleminek on selline sujuv, aga kui tuleme siis balayage töötluse juurde, siis balayage on selline täiesti selline mõnusasti väga ühte sujuv ja selline annab juuksesse sellist dünaamilisust, liikuvust ja just see erinevate toonide ühte sujuvus, et on selline kõige sellise nii-öelda filigraansem tulemus. Et rohkem nagu ühte tooni, aga samas tehniliselt on seal mitmeid toone. Ma olen ise juuste teemal ikkagi väga selline konservatiivne, et ma olen kunagi proovinud erinevaid värve nagu noorena, aga ma olen nagu mõelnud huviga, et miks noored naised, kellel ei ole tegelikult vajadust juukseid värvida, et miks nad juukseid värvivad? Et mis on nagu see, mis paneb nagu aga kuidas sa defineerid vajadust? Mis see vajadus on? Kas siis kui ralli karvad, siis on vajadus? Ja ma defineerin seda nii. See on sinu jaoks nii? Ja see ongi minu jaoks nii. Ja seega mind huvitabki just see, et ma tean, et väga paljud hakkavad juba väga noorelt värvima juukseid. Ja mind huvitabki just see, et miks nad seda teevad, sest kui neil on näiteks endal ilus juuksetoon ja neil ei ole vajadust värvida. See on ilus, eks ole. See on hästi suhteline kõik. Okei, võib-olla see ongi see, et see on nagu ikkagi trend, sest kui nagu väga paljud naised
nagu värvivad juukseid, siis juba mõned tahavad juba sellepärast värvida, et teised värvivad, et see ongi justkui nagu selline standard, et sa nagu peadki värvima. Vaata, naiste olemus on selline naiselik olla, siis nad ikkagi püüdlevad sellise mingi ilustandardi poole. Tänapäeval küll on ka selline loomulikum nii-öelda välimus, siis ka moes ja ka loomulikud juuksed ja lõikusega loomulikud juuksed suurepärane. Aga miks üldse, miks sa täna niiviisi ennast riidesse panid? No eks see ongi see, et ma saan ju ennast nagu riietusega väljendada. Ei ole tulnud nagu vajadust, et ma pean nagu... Aga sul on ka jalanud, näed sa jalas. Praegu on ajad siin, et ilutööstus, kõik sotsiaalmeedia platvormid, et YouTube'is kõik need iluvideod, et seda iluteemat on tõesti väga palju nii jumestuses, soengute tegemises, et tegelikult see on põnev, sest inimesed ja noored, keda see huvitab, neil on hästi palju materjali, mida vaadata ja kõik need eksperimendid, et see on tegelikult väga äge meelelahutus. Aga võib-olla natukene on, natuke see Kalle on natukene võib-olla paigast ära, et meie välimus, visuaal on oluline, et me tunneks ennast enesekindlalt, aga võib-olla rohkem võiks ka natukene seesmisele keskenduda, et olla nagu tasakaalus, et minu töös mis on ka hästi oluline, on just anda kliendile selline välimus, mis toob tema iseloomu ja tema eripära esile. Et sellepärast ongi ka juukse moes, kõik on moes. Kõik on moes siis, kui inimene tunneb ennast enesekindlalt ja siis ta ongi ilus ja ta on enesekindel ja siis ta ongi äge, moodne, stiilne. Just. Et sa tõid selle enesekindluse teema siis. Enesekindlus on midagi sellist tegelikult, mis tuleb meie nagu sisemusest, aga see välimus lihtsalt siis, ta võib seda toetada. Tegelikult lihtsalt see aitab nagu, kui mul on ilus soeng, see lihtsalt aitab mul võib-olla tunda ennast veelgi enesekindlamana. Jaa, see on soeng, see on kogu see tervik ikkagi. Paraku inimese loom on selline, kes see visuaalse välimus, mis peeglist vastu, et me oleme üsna happad tänapäeval ja just see noorte teema ka, et kui sul on sellised riised seljas, selline soeng, selline võib-olla oskused võib-olla natuke jumestust teha, et see annab sulle võimaluse olla enesekindel, ehk siis sa saad selle iseenda siis välja lasta, see, kes sa oled, olla enesekindel. Et tegelikult see visuaal on väga oluline, sest mul on ka olnud kliente siin, kes on hullud ägedad inimesed ja püsikliendid, kes käivad aastaid ja kui me mingeid muudatusi teeme ja kuidas nad lõpptulemust vaatavad peeglisse, kuidas neil silm läheb särama, isegi inimesed on nutnud ja kallistanud, et see emotsioon, mida inimene saab ka, et see, mis talle peeglist vastu vaatab, et see on, et ta armastab iseennast ka nagu väliselt. Et paraku need sellised, et tänapäeval jah, see väline kuvand on ikkagi, paraku inimesed tähtsustavad seda ikkagi väga natuke üle, aga ütleme nii, et nii see on, et see on väga oluline paraku, jah. Ma küsime seda, et mis on see, mis näiteks paneb naist värvima pea kärtspunaseks? Sul on võimalus ju tegelikult riietega ennast väljendada, aga kas see on siis nagu tähelepanu väga suur tähelepanu soov või näiteks, ma ei tea, siniseks, roheliseks, nagu niimoodi kärtspunaseks? Sina oled selline, sa oled natukene reserveeritud selline, sul on selline oma, see omapärane, aga mina arvan, et värvi sa siniseks, punaseks,
vikerkaari värvivad töötlused, pikad juuksed, lühikesed juuksed, et me kõik oleme ju niivõrd, noh, et see on nüüd küll klišee, aga me oleme väga erinevad kõik inimesed. Ja see ongi põnev, et kui on kärgpunane juus, tal on vastavalt jumestus, riietustiil ja see ongi cool. No, see on tema ise, see on osa temast. Ja see ongi hästi oluline, et me aktsepteeriks erinevaid, et ei pea olema ainult blondid sellised või juukselõigused kuidagi tagurlikud. Tänapäeval ei, et selline väljendusvabadus ja sel erinevate siis lukkide nii-öelda, erinevad värvid, erinevad stiilid, see on minu arust nagu väga äge ja see pigem rikastab nii linnapilti, kultuuri, eks ole, sest pluralistlik ühiskond, eks ole, ja see on väga, väga cool minu arust. Et ikkagi igaüks valib selle nii-öelda visuaali endale, millest kõige ägedamalt on. Aga loomulikkus on ka ja selline, loomulikkus on ka moes, et nüüd just sellised loomulikud pruunid, soojemad toonid ja samas see kärgpunane, millest rääkisid, selline tugev vaskpunane on praegu nagu juurde tulnud siis nendele balayaažidele, sombreedele ja sellistele pastellvärvidele ja muidugi ka hallid toonid on moes, et jah. Nii, aitäh sulle, Pauliine, aga nüüd sa teed midagi minu juustega, midagi sellist suvist ja trendikat. Et jah, ootan huviga, mis sinu juustega siis teed. Ja vist sa mainisid ka, et täna teeme midagi sellist, mida saab ka kodus inimesega nagu päevasoeng. Ja midagi lihtsat. Midagi lihtsamat ja sellist kerget. Jah, just. Okei, aga lähme siis.
Liina tegi mulle siis kena suvise trendika soengu, tegi mulle boonustangidega lukid ja siit sätti suutsed natuke kinni. Nii et mina olen oma soenguga väga rahul ja mul oli meeldib sinuga vestelda ja tore, et sa mul sellise kena soengu tegid. Aitäh sulle ja aitäh teile vaatamast. Kohtumiseni!